Aitäh. Märt Sults, palun. Aitäh, härra spiiker, hea minister. On tuntud tõde, et kui inimesed lähevad välismaale perega, siis nad ei ole seal mitte 1 või 2 aastat, on seal 3 või 4 aastat ja käivad seal ka koolis lapsed. Ja siis, kui nad tulevad tagasi, siis selgub selline asi, et vanuse poolest nad peaksid olema näiteks 9. klassis, aga teadmiste poolest tuleb nad viia 2 klassi tahapoole. Ja siin tekib nagu vastuolu, ütleme, seaduse järgi, et põhimõtteliselt haridusteenust tagatakse, ütleme, kuni täisealise saamiseni, no ütleme, põhikool ja gümnaasium kokku 18-19 äärmisel juhul. Et kuidasmoodi te olete seda nagu mõelnud, et mis teha selliste lastega, kes on 3 aastat olnud näiteks välismaal, peaks olema 9. klassis, aga tegelikult tuleb ta tagasi viia 7. klassi, et olla tasemel klassis ja olla tasemel tunnikontrollides ja olla tasemel oma teadmistes. Aitäh. Aitäh, selline pedagoogiline hoiak. Ma kindlasti ei tahaks ennast kasvatusteadlasena välja lasta paista, aga eksperdid niimoodi ütlevad, et tuleks ikkagi maksimaalselt kasvatada või õpetada last omavanustega koos ja siis aidata teda järgi, kui tal on lüngad. No, individuaalne õppekava on üks võimalus kindlasti, individuaalne kohtlemine ka koolis toimub. Ja kokkuvõttes see probleem liiga suur ei ole nendel, kes on Eestist läinud, kellel on Eesti taust ja õppimisvõime. Tõsisem on see muidugi siis võõrataustaga lastel, kes tulevad, aga isegi nende puhul maksimaalselt hoitakse oma vanustega koos, see võimaldab parimaid tulemusi nii kasvatuses kui ka õpetamises kokkuvõttes, arvatakse praegu küll. Et väga suured volaskid noortega koos, need väiksematega koos ei ole kindlasti parim motivatsioon ja õhkkond, nii et seda tuleb ka vältida. Aitäh.